Nüüd kutsun ma siia 3 inimest ja ma juhatan need sisse ühe tsitaadiga, mis üks neist on öelnud. Kui ma näen, et saan aidata, siis ma ei saa teisiti, kui püüan aidata. Ja ma isegi ei täpsusta, kellele see tsitaat kuulub, te võite ise nuputada, sest see kehtib tegelikult kõigi nende 3 kohta, kes siia tulevad. Kõigepealt meie rahvastikuminister Riina Solman, kelle eestvedamisel siis pandi 2002. aastal alus Oleviste kiriku jõulu lõunasöökide traditsioonile, mis on sisuliselt teinud Oleviste kiriku kuulsaks linnarahva seas ja üle kogu Eesti. Ja kindlasti asi ei ole tuntuses, vaid selles, et puudust kannatavad inimesed on toodud esiplaanile ja neile on jagatud abi, võite istet võtta seal juba. Teiseks mees, kes on samuti Oleviste kirikus suppi ja kringlit jaganud, aga see on ainult jäämäe tipp. Ta on muidugi aastaid panustanud sellesse, et vähihaiged saaks elupäevi juurde. Teda on täna juba nimetatud prohvetiks. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga kindlasti on tõsi, et ta on värske arstitudeng. Nii et Toivo Tänavsuu, palun võtta ka koht sisse. Ja, võid sinna keskele istuda. Ja siis ma kutsun siia 3. aitaja. See on siis naine, kes on paljudele Hiiumaa inimestele hingehoidjaks ja eeskujuks oma ellusuhtumise ja usuga. Moonika Lige. Ja juttu tuleb siis praktilistest näidetest. Tervist! Ma olen väga kahetiste tunnetega siin, enne kui me läheme selle toreda vestluse juurde. Et ühtpidi on siin väga põnev teiega koos ja ma saan olen siin täna alates 12:30 ja tegelikult see hommikupoolne aeg, kus teie koos olite, ma seda kahjuks ei kuulnud, aga see pool tundi ennem lõunat tundus väga põnev. Siin oli väga toredaid mõtteid, aga teine tunne on see, et see on jube õudne ja mida päev konverentsile lähemale, ma küsisin iseenda käest, et Moonika, miks sa selle nõusoleku andsid siin seda vestlust juhtida? Aga no nii on, et leppige. Aga mul on siiralt hea meel, et ma saan selle jutu otsa siis üles võtta Toivo Tänavsuu ja Riina Solmaniga. Ja ma võib-olla kohe alguses, ennem kui me läheme küsimuse juurde ja küsimuste juurde, ma väga loodan, et pange enda küsimused ka valmis, et ma ei taha olla ainuke küsimuste küsija, vaid ma tahaks anda teile selle võimaluse samamoodi küsida nii Riinalt kui Toivolt siis kõik teie südamel pakitsevad ja kripeldavad küsimused ära. Aga ma tahaksin alustuseks paluda, et te tutvustaksite iseennast meile veel, räägiksite ja ütleksite seda, mida me kindlasti peaksime täna teadma, mida me veel ei tea, aga tehke seda palun kasutades selleks oma nime, eesnime ja igat eesnime tähte. Ehk öelge iga tähe kohta üks omadussõna. Te olete väga võrdses seisus muide, teil on täpselt sama pikad nimed ja teil on mõlemal 2 korduvat tähte eesnimes. Nii, tere ka minu poolt kõigile. Mina olen lihtsalt üks lihtne üliõpilane tegelikult, aga nimetähtede osas kindlasti ma olen targutav, sest ma kodus, mulle meeldib eriti targutada pereringis. Võib-olla ma väljaspool nii palju ei targuta. Siis ma ilmselt olen natuke omapärane. Näiteks neljapäeva öösel olin ööklubis Illusioon Tartus kell 2. Käes olin laval, tümpsumuusika mängis, terve see klubi oli noori täis, olin laval, räppisin, harjavars käes. Ma usun, et see võis olla üpris omapärane vaatepilt.
veider, imelik võib-olla ka, et just võib-olla nende tudengite seltskonnas, kus nad kõik on must poole nooremad ja kui mina gümnaasiumi lõpetasin, ei olnud enamik neist veel sündinudki. Tahad sa jätkata? Võin küll, ühesõnaga endaga ja kes veel ei tea, siis me oleme Toivoga tegelikult väga head sõbrad ja tunneme 11 aastaid juba ja oleme perekonniti läbi käinud ja mul on nagu hea meel oma head sõpra näha siin enda kõrval ühes paneelis, kellega ma tegelikult ei jõua enam igapäevaselt väga palju suhelda, et teatud ülesannete tõttu meie mõlema elus, et küll ma tunnen, et mul ei ole midagi erilist tema tegudele kõrvale panna, aga ma proovin siis alustada oma nime tähtede iseloomustamisega siis omadussõnadega. Kas sa jõudsid lõpule muidu Toivoga? Ei, tahtsid mõelda? No ma alustan R-tähega. Riina. No võt, jään juba hätta, et ma seda välja ei suutnud, mul oli ennem keele peal. Äkki rabeleja, rööprähkleja, midagi sellist. See on tulnud ametist. Olen küll õppinud klassiõpetajaks, aga töötanud eluaeg kommunikatsioonijuhi, meediajuhi, turundusjuhina ja pigem sellistes mitte väga korrastatud organisatsioonides, vaid üsna loomingulistes kollektiivides, erinevates, suurtes, väikestes, riigiettevõttes, eraettevõttes, kolmandas sektoris ja pigem kogu aeg selle ühe ameti peal. Püüdes siis luua korda, ma ei suuda sõnades sellist pilti edasi anda, nagu mu eelkõneleja, seal oli ilmselge Anne ja Jumala eriline Anne, aga ma olen pidanud siis sellest organisatsioonist jätma head muljet väljaspoole ja võib-olla leidma neid lööklauseid ja sõnu ja pressiteateid ja teate, seal on mul isegi üks imeline tunnistus rääkida, et olin saanud Jumala lapseks Oleviste kirikus ja ma sain ka kohe selle pressiesindaja ameti. Seda lugu ma olen palju rääkinud, et ma igatsesin seda mingis töökohas diskrimineerimise tõttu, ma ei saanud seda, sest ma olin väikese lapsega ja siis ühtäkki olin ma saanud Eesti Energia pressiesindajaks ja teate, ma ei olnud pressiteateid varem väga kirjutanud. Aga siis ma läksin arvuti taha ja inimestel on ikka struktuur, et 1, 2, 3, 4, aga mina hakkasin kirjutama. Ja seal oli nagu selline helendav, midagi helendas sealt vastu. Ja kui see oli vigane sõna, mis hiljem pressiteates osutuski veaks, siis see tegelikult blinkis, aga ma ei pannud seda tähele. Panin üle, kiire oli ka ja et mul on selline mälestus ja seda tunnet ma tundsin ka eile õhtul, kui ma kirjutasin kommentaari siis teemal Varro Vooglaiu kohta. Et ma tundsin, see on õige ja ma tundsin, et ma ei olnud üksi. See on väga huvitav tunne, et siis selline rabeleja, rööprähkleja, Riinas, innukas. Ma olen olnud innukas lapsest saadik. Ma ei ole olnud väga seltsiv laps, kuigi alati on olnud mul häid sõpru, ma olin lapsena väga tagasihoidlik. Ma ei soovinud rääkida täiskasvanud inimestega, aga ma olin hästi innukas, toimetasin oma ette. Kas ma mängisin oma nukkudega, ehitasin nendele sellist kuningriiki või ma mängisin väga palju muusikariistade peal, mis oli mulle ja õele kingitud, teda see ei huvitanud, aga mina kuidagi kuulmise järgi leiutasin, kuidas akordionit mängitakse, kuidas 2 käega võib klaverit mängida, et selline innukas olen ma kogu aeg olnud. Teine nüüd ma lähen uhkeks. Vanem-pastor Rein Uuemõis Oleviste kogudusest on alati öelnud, et uhkeks ei tohi minna ja kui olen läinud, siis ikka on korrale kutsunud, aga ma tahan uskuda, et ma olen intelligentne ja seegi on Jumala and. Võib-olla naljakas või nalja armastav, et hea huumor, nagu me ka enne kuulsime, see ühendab, see on see positiivne osa, kui nalja saab, siis inimestel on lõbus ja kõik tunnevad ennast hästi, see on nagu hea toidu asemel, kõhutäis nalja. Ma mäletan, kui ma oma abikaasa Peetriga sain tuttavaks, siis ma ütlen tänaseni, et ma pole kunagi nii palju naernud, kui ma oma abikaasa Peeter Solmaniga koos olen naernud, et selline nali peab asjaga kaasas käima. Riinas ütleks avatud, armastav võib-olla.
et avatud loomusega, kuigi privaatsust hindav, siis inimeste suhtes on minu süda olnud alati avatud. Olen tähele pannud lahtiste silmadega, aga südamesilmadega, et kõigi nende omaduste eest, mis Jumal on kinkinud, olen talle väga tänulik. Mul tuli veel ooga meelde ka, ma olen ohtlik. Sellepärast, et ajakirjanikud on paljude inimeste silmis ohtlikud, nad panevad kõik lehte. Ja me tegime koolis siis oma rebaste grupiga sellise video, mille teemaks oli geriaatria reality show. Ma mängisin seal Hurmu Raadut, kellel ei vea armastuses, kes pakub Kerbera õit küll ühele, vana memmele küll teisele, aga keegi ei võta vedu. Ja miks ma siis selle nagu siin välja toon, et ma mõtlesin, et selle võiks Delfisse panna selle video, kui ta nüüd järgmine nädal valmib. Ja nii mõnigi mu grupiliige ehmatas sellest kohutaval kombel ära. Kas sellest võib järeldada, et sa ka ise endale natuke ohtlik vahel või? Jah. Aha, okay. Kas sa jõudsid lõpule oma nimega? Aitäh teile. Enne kui me läheme edasi ja ma annan teile võimaluse ka küsida, klaariks ikkagi ühe asja ära, mis ennem lõunat nüüd siia õhku rippuma jäi ja mille Kaarel ka siin uuesti välja tõi. Et oli vist härra Viilma, kes väitis või tõi välja sellise mõtte, et Toivo, me julgen siia juurde panna ka Riina, et te olete prohvetid. Tahate, kuidagi ei taha, palun kommenteerige seda, kas te olete? Kas te tunnete, et te olete prohvetid? Ma väga vabandan, aga ma ei ole endas sellist annet täheldanud, kuigi mingi teatud tunnetus või selline etteaimav osa on mul elus olnud küll, et aga see on pigem ikka olnud selline mitte väga pikka aega etteaimav, aga võib-olla siis oma lähimaid samme, et kuna ma olen ka tegevpoliitik, siis poliitik peab suutma nägema ette oma sõnade tagajärge, järgmisi käike, mis tema tegude või mõtete või valikutega kaasnevad, et võib-olla nii palju on sellest tõtt küll, et ette et tegemist on sajandi ühe tulevase suurmehega ja seda olen ma kogu aeg teadnud, teda tundes. No ma saan aru, et härra Viilma pidas seda silmas, et kui täna Vähiravifond ostab ühe ravimi, siis homme võib see ravim olla juba Haigekassa soodusravimite nimekirjas. See on tegelikult üsna loomulik. Mina ei tunne, et ma olen prohvet, pigem ma tunnen, et ma olen üks okas või ora riigi seal samuses, et see töö, mida me teeme, iga inimene, kes pöördub meie poole abipalvega, esitab ühtlasi ka nii-öelda umbusaldusavalduse riik, see oleme suhtes. Meie kõik muuses. Jaa. Ütleme siis tervishoiupoliitikute või tervishoiupoliitika kujundajate suhtes. Aga tegelikult riigi vaatevinklist ju probleemi ka pole, muu kui lihtsalt maine probleem. Et kõik saavad abi, see on üsna loomulik, et peavadki annetajad katma teatud hulga ravikulusid ja et kus see probleem üleüldse See maksuprobleem tegelikult on minu arust kõige põletavam, et sa maksad selle pealt, eks ole, käibemaksu riigile, see on inetu. Jah, 300 000 eurot annetusi läheb käibemaksu tasumiseks sel aastal ravimite pealt. Aga see on eraldi teema, see on maksuteema. Nii, aga sellega on siis selge. Prohvetid ikkagi. Aitäh. Aga ma nüüd tahaksin anda teile ikkagi võimaluse, enne kui me siit edasi läheme, küsida. Mida teie tahate küsida Riinalt ja Toivolt? Seoses Vähiravifondi ja Oleviste hoolekande tegevusega. Suur tänu, te olete. Jah, aitäh teile, et olete siin kohal ja olete valmis rääkima. Mina kujutan, et te olete inimesed, kes on nagu visanud kivi vette ja sellest tekivad lained, mis lähevad väga laiali ja muudavad tegelikult midagi olukorras.
Mis on teie arvates see muutus, mis teie personaalse elu ja teenimistöö kaudu on juhtunud Eesti ühiskonnas? Ma tunnetan, et inimesed ülehindavad minu tööd või minu rolli vähiravifondis, et mul tegelikult ei ole mingisugust karismat, millega ma tõmbaks rahvast kaasa või mingisugust sellist veenvust või mingeid imevõimeid. Minu puhul on lihtne, ma lihtsalt usun imedesse, ma usun Jumalasse, usun iseendasse ja leian, et tegelikult kõik on võimalik. Et on võimalik kõikidele inimestele kindlustada ravivõimalus siis, kui nad seda vajavad. On võimalik minna 38-aastaselt arstiteaduskonda õppima ja ma kodus räägin ka oma teismelisele tütrele, et sinust võib saada Ameerika president, kui see on Jumala plaan. Jumalaga koos mitte miski pole võimatu. Ma saan aru, et tegelikult ongi iseendale võib-olla raske hinnanguid anda, et me näeme ennast, meie minapilt ei pruugi üldse olla sarnane, mida teised meis näevad. Aga Toivo puhul ma võin kindlasti öelda, mis siis tema selline roll on olnud ühiskonnale, see on lootus. Lootus ka kõige pimedamas nurgas, toas, südames, inimeste hinges, kui ei ole enam ühtegi õlekõrk, et see lootus on nii oluline. See ilmselt on nagu pimedal ulgumerel sa näed majakat, et seal on see saar, et seal on pääsemine, seal võib olla pääsemine, sa ei tea, kas sa tegelikult jõuad sinna, aga vähemalt sa lähed sinna poole. Ja võib-olla see kodutute asi võis sarnaselt mõjuda inimestele, et kusagil on Oleviste kirik, kes siis lubab kõik, kellel on vaev või mure enda juurde. Ja tegelikult see vastas tõele, siin tutvustati meid, et kui Toivo oli noor ajakirjanik, siis ta lõikas saunas svamme kodututele pesemiseks, käis ja jagas suppi, kuni siis tegelikult ta selle oma fondi lõi. Et see on see lootus, aga võib-olla, Meego, sa küsisid vist ka, et mis on see käimapanev ühiskonna mõõtaja, aga ma võin ka vastata, mis tegelikult ma arvan, meid mõlemat sarnaselt iseloomustab, et missioonitunne on nagu sõnakõlks, tegelikult on see järjepidevus. Et see kui siin on ka noori, kellele nagu öelda, et kuidas oma elu üles ehitada, kui sa midagi hakkad tegema, siis sa võid olla nagu väsinud, sul on 100 muret, häda. Mina mäletan, et ma olin Oleviste koguduse Maarja Kabelis, läksin ka õhtusesse palvetundi, väike poeg, kes käis veel lasteaias, oli kaasas ja magasin. Ma ei kuulanud sõna, ma magasin, ma olin nii väsinud. Ja siis äkki ma ärkasin üles, et Tõnis Roosimaa rääkis minust, et Riina tegi siin selle kodutute jõulu traditsiooniga alustasime ja et nüüd ma läbi une kuulsin, et aga nüüd ka järgmised 15 aastat, et sul oleks seda jõudu teha, ma mäletan seda tunnet, mis mõttes? Kas ei saa aru, kui raske mul on üksik emana, ma ei ela nagu rikkuses ise, eks ma pean tööl käima last kasvatada, kuidas, mis, aga ma sain nagu aru, et ta ütles, ta ise ei mäleta seda, et ta mulle ütles, seal üle kõigi ees, eks ole, ta ei kõnetanud mind, aga lihtsalt rääkis. Ja mulle jäi see meelde ja see oli selline ahaa tunne, et aga see tõesti võib olla ju Jumala plaan, et mida Tõnis räägib. Ja tõesti, me teeme seda nüüd siis 19. korda ja see ei ole ainukene, siis me jõudsime ju veel teha, ma ei tea, neid saunasid mitu tükki aastas ja lükkasime kokku, eks ole, kõik vaja minema, seal olid ju aluspesust kuni talvejopede ja saabasteni, et see oli väga tore, et nii on läinud, et ma loodan, et võib-olla on see ka olnud kellelegi eeskuju, aga ennekõike on see, et sa järjepidevalt vaatamata kõigele, mis su elus on, ei unusta neid inimesi ja seda ootust ära. Jah, eeskuju on tähtis märksõna küll. Ka see teaduskonda sisse saamine oli muidugi suur asi minu jaoks ja inimeste jaoks, kes on mu lähedal, aga veelgi rõõmsam olin ma seetõttu, et nii paljud inimesed, võhivõõrad kirjutasid mulle, et ma olen ka mõelnud sellest või teisest, et aga ei ole julgenud või et vist liiga vana või et aga nüüd ikka peaks hakkama mõtlema ja äkki ikka. Et see oli nagu nii hea tunne, kui sa oled saanud anda inimestele sellist powerit, tegutseda, liikuda oma unistuste suunas.
see oli võib-olla isegi ägedam kui minu enda siis edu seal selles kadalipus. Kas võib veel lisada, eks ole, ühe mõtte, et meie siin seisame teie ees, räägime sellest eeskujuks olemisest, aga nüüd ma vaatan tagasi korraks, et meil on tegelikult olnud tohutu taustajõud mõlemal. Üksinda ei tee mitte midagi ära. Ja siin saalis on palju inimesi, kes on panustanud meisse, kui meil on olnud raske. Ma alustan, seal on Tarmo ja Vilja, ma olin tegelikult Tarmo alfakursuse laps. Ma tulin alfakursustele läbi ja tema oli minu grupi juht. Ja mäletan hästi, kutsuti meid külla minu pinginaabri Liisiga. Aamo on siin, Meego on siin, kes väga murdelistel eluhetkedel olid tervele mu perele toeks. Erkist ma ei räägigi, kui ma ministriametis või ka mitte poliitiku ametis olen ma korduvalt tema käest nõu saanud ja ta on mulle ka sõnu suhu pannud. Et Toivost rääkimata, kes on olnud mul omal südames, olen ma teda südame all kandnud ja mitte niimoodi siis bioloogiliselt, aga niimoodi vaimselt, et ka ja edaspidi nagu vaatan alati armastusega ja kui ta minu arust ka millegiga eksib, siis ma olen temaga ka riielnud, et olen võtnud ka selle rolli, et me oleme nagu üksteist niimoodi nüginud kogudusena ja kristlastena. Ja Riina on minusse panustanud väga palju, väga keerulistel aegadel. Siin detailidesse võib-olla ei laskuks, aga põhimõtteliselt Riina oli see, kes mind Olevistesse üleüldse tõi. See oli väga-väga armas lugu, nii armas, pisar tuleb silma. Kuulge, aga ennem kui ma annan küsimuse edasi saali veel, küsiks võib-olla nõnda, et me teame, et Johannese evangeelium algab sõnadega, et alguses oli sõna. Kui te nüüd mõtlete enda vähiravifondi tegevuse ja Oleviste hoolekande peale, kas te võite öelda, et teie tegevuse üheks motivaatoriks või alguspunktiks on olnud see, et olete saanud sõna Jumalalt või nii-öelda läkituse? Ma võiks sellele alla kirjutada küll, aga ega ma tol hetkel, kui sai alustatud, võib-olla nii ei osanud seda näha. Aga just tahavaate peeglis tunduvad kõik need asjad nagu nii loogilised ja ilusad ja õiged ja juhitud. Aga olles selles momendis, tänases hetkes, siis lihtsalt tahe teha, lahendada neid inimeste probleeme, mitte niivõrd mingisugune suur visioon kui selline. Jah, see on olnud Jumala läkitus, aga tema teeb ju niimoodi, et meie tõesti ei näe tahavaatepeeglisse, me ei näe nurga taha, me ei näe külgede peale ka väga suurest diapasoonis, seal majade, puud ja kõik on ju vahel. Aga tema näeb, et ta võtab selle inimese ja näeb tema olukorda, ta näeb tema eellasi, ta näeb tema ette ja ta paneb siin selle sama tee peale, aga annab sulle lihtsalt mõista, mida sa sellel teekonnal peaksid veel tegema. Et täna hommikul ma rääkisin Oleviste tunnis, kuidas ja miks need kodutud mulle korda läksid, et ma ei olnud seda väga pikalt rääkinud, et selle põhjus oli tegelikult minu isa, selline Eesti mees, kange mulgi jurakas. Oli, eks ole, isa oli rahvuslane, Eesti iseseisvus ja me elasime sellises eestiaegses majas, puitmajas. Ja ema töötas tuletikuvabrikus, kus siis korduvalt pakuti mugavustega korterit perele. Ta ei võtnud seda kunagi vastu, sest tema oli Eesti mees ja ta elas eestiaegses majas ja ta lõhkus puid. Ja see oli väga oluline. Talle meeldis lõhkuda puid, Eesti mehed nii tegid. Ja kui omandireform tuli, mis tegelikult ju üldse kõik need majandusreformid olid Eesti riigile väga kasulikud, siis osad inimesed kannatasid. Ja selle omandireformi käigus isa pidi oma uhkest eestiaegsest korterist lahkuma. Ta sai vähi, ta jäi vähihaigeks ja suri väga kiiresti, sest et tegelikult tema psühholoogiline seisund ja ta kuidagi taas iseseisvumisega tema oli juba pensionieelik ja ta ei suutnud selle tempoga sammu pidada, nende muutustega kaasa minna ja ta kuidagi oli selle ohver. Mulle jäi see väga eredalt mällu ja samal ajal ma tulin ka Oleviste kirikusse. Ja kui need kodutud seal tulid kirikusse abi otsima, siis sisuliselt oli see minu isa mälestus, mida ma hakkasin siis nende peal realiseerima.
see oli selline aeg. Teiselt poolt olime jälle nagu omandireformi tõttu saime tagastuse, mida siis mina sain pärida, aga nii oli. Ja Toivo puhul ma mõtlen oli ju väga suur käimapanev jõud ja liikumapanev jõud nende lahenduste otsimisel oli Toivo ema Hille, keda ka mina tundsin. Kas kellelgi on küsimusi äkki? Jah. Tere, ma olen ka ajakirjanik ja mulle ka ütles onu, kui ma õppima läksin, et sa tõenäoliselt kaotad pooled oma sõbrad. Ma arvan, et ma ei ole neid kaotanud ja muu hulgas ma olen võitnud igasugu põnevaid vestlusi oma pagasisse ja ma muu hulgas olen ajakirjanik ka Eesti Puuetega Inimeste Kojas. Ja sealt on kõlama jäänud sellist asja, et erinevate organisatsioonidega rääkides nad ütlevad, et nad valdavalt teevad seda vabatahtlikena ja see riigi hoiak on selline, et hästi tore, et te teete, nii tublid ja võib-olla saate isegi mingi ordeni mõnikord ja anname vastuvõtul tikuvõileiba. Aga et kuidas teil on, kas te tajute, et seda paradigmat on ja et mida tuleks ette võtta, et seda hoiakut võib-olla muuta, kas seda on vaja üldse teha? Kas see on küsimus mulle konkreetselt või mõlemale? Jah, ma olen saanud küll ühe ordeni riigi tegemata töö eest. No võib-olla, kui mina nüüd valitsuse liikmena olen vaadanud, kuidas Eesti riigieelarvet koostatakse ja saanud aru, kuidas see on aastate jooksul niimoodi kujunenud, siis ma ütleks, et see riigieelarve on nagu üks suur puuriit, mida on siis kõik need 30 aastat laotud ja järjest kõrgemaks, et mul on tunne, et ta natuke on nagu hanejalgadel, et kui sa sealt midagi alt ära võtad, siis ta kukub kokku. Ja tahtmata ühegi riigiametniku kohta halba sõna öelda, ma usun, siin võib täna riigiametnikke veel olla, on see nii, et veel need käigus olevad riigiametnikud, kes on mingi poliitika kirjutanud, mingi eelnõu kirjutanud, kui sa lähed seda reformima või muutma, siis vaata, et sina ministrina ikka ametisse jääd. Ta võib sinu sealt kukutada, sest ta ei arva, et midagi üldse peaks muutma, sest see on tema laps, see on tema puuhalg ja see peab nii olema. See on muidugi sellistes väga rangetes joontes nii, et alati saab midagi teha. No valitsuse liikmena ma tean, et me läheme riigieelarve revisjoni kallale. Meil on nüüd võetud vastu, meil on tingimused. Riigieelarve peab olema tasakaalus. Me võime miinusesse minna, et poliitikaid parandada, kas vähihaigete või puuetega inimeste jaoks, teatud summade piirides. Kelledki peab midagi ära võtma, just kui peab ainult ümber tõstmisega tegelema. Aga me teame, et riigieelarve tegelikult on õhku täis. Sellepärast tuleb teha see revision, et muidugi peab muutma. Jah, suurel määral valitsevad Eesti riike ametnikud. Ka mina olen näinud mitmeid sotsiaalministreid, kellel on olnud väga head ideed ja algatused, kuidas vähiravifond saaks riigiga tõhusat koostööd teha, ilma et peaks raha juurde pumpama. Aga need koostööideed, need istutud koosolekud, arutelud on kõik sumbunud siis, kui on vastu tulnud selline ametnike müür, kes teavad, kuidas asju saab lahendada, kellel on omad kinnisideed välja kujunenud ja kes ütlevad ei ja sinna paika see jääb. Ma luban ühe väikse kommentaari, me lähme nüüd siin riigipoliitika juurde. Kas meil ülekanne ka, ma küsin niipidi, siis on kohe ülekanne, jah. Et tahtsin rääkida teile Narva Aleksandri kirikule eraldatud rahastusest. Narva Aleksandri kirik on meie idapiiri üks kaunimaid ehitusobjekte. Ma võiksin öelda, et on ka julgeolekuobjekt, kus siis eelmise aasta lõpul avati väga kaunis videoinstallatsioon, mida saab siis niimoodi vaadata. Ja see kirik, me teame, teise maailmasõja käigus peaaegu hävis. Ta ehitati tagasi üles minu arust taasiseseisvumise järgselt korralikult kirikuna, enne seda kasutati teda laoruumina ja nüüd on siis
maikuus pandi see videoinstallatsiooni vaatamine kinni inimeste jaoks, sest et võlvkaartes olevad tellised ähvardasid alla kukkuda ja sealt põrgata siis saali vaatajatele pähe. Ja kui me siis arutasime valitsuse liikmetega, mitte keegi ei ole vastu, et see on oluline objekt, seda tuleb remontida, inimesed peavad seal saama, see on ju Eesti riigile ka väga kultuuri- ja muinsuskaitseline mälestisehitis, oluline objekt, ka julgeolekuobjektina idapiiril, siis me põrkusime selle taha, et seda raha eraldist ei saa teha, sellepärast et üks määrus ei luba või siis mina pean kirjutama kirja, millele siis Rahandusministeerium vastab, siis on järgmine määrus, mis mingit sihtotstarvet ei luba muuta ja selleks kulus 4 kuud, et bürokraatia masinast saaksime läbi hammustatud ja selleks kulus palju vaimujõudu, nii et mul tundus, et ma jooksen kogu aeg peaga vastu seina. Ja siis ühel hetkel, 22. septembril, Põgari palvemajas, seal, kus Eesti riik omal ajal pidi võimu loovutama Nõukogude okupatsioonile, valitsus otsustas ära lõplikult. Narva kirik saab toetuse. Saal taas avatakse, ehitatakse uuesti. Külastajatele, kogudusele käimiseks. Et selline sümboolne hetk, kus mulle tundus, et ka Jumala sõrm oli mängus. Nii, aga meil on vist aeg viimaseks küsimuseks, aeg läheb märkamatult ja võib-olla küsiksin selliselt, et see tegevus, mida teeb täna või tänaseni ka Oleviste hoolekanne, kuidas nii-öelda koguduses käesirutus väljaspoole ja ka Toivo, sinu vähiravifond, võimaldades inimestele seda viimast õlekõrt ehk abi. Ja kui me mõtleme koguduse diakoonia töö peale, siis kas see tänaseks on kuidagi ka muutunud või muutumas või kas see, kuidas kogudus senini on nii-öelda teeninud väljaspoole, kas ühel hetkel võib-olla sellise tegevusega me saame nii-öelda joone alla tõmmata ja mõelda, et meil on juba riik nii hea, nii tugev, et ta suudab ise toime tulla selliste vaeste ja võib-olla mitte nii hästi toime tulevate inimestega, võib-olla vähiravifondi enam ei ole vaja, sellepärast et riik võtab üle, rahastab. Kuidas sellega on, et kui kaugele või kuidas te mõtestate enda jaoks? Ma oleks väga rahul, kui leitaks üks hea ravim, mis kõik vähid ära ravib või inimesed elavad nii tervislikult, et keegi enam ei haigestu ja me saame vähiravifondi rahulikult kinni panna, siis see oleks suurepärane. Aga diakoonia töö osas ma ei oska öelda, küll aga olen ma palju mõelnud ikkagi sellise evangeelse töö peale. Et kui me kuidagi suudaks kogudused vabastada sellistest kompleksidest, mingisugusest hirmust tegutseda, hirmust jääda rumalaks või hirmust võtta vastu neid väljakutseid, mida ka Jumal meile pakub ja hästi julgelt tegutseda, tunnistada, teha erinevaid teenistusi, mõeldes sellele, et meil ei ole tegelikult mitte midagi puudu. Peale selle visiooni, et mida nüüd teha, et meil on nagu täisvarustus, erinevad annid on erinevatele inimestele antud. Ja mitte selleks, et neid hoida kuidagi, vaid selleks, et need panna mängu, et need kasutada. Et kui me nagu kristlastena individuaalselt ja kogudustena tervikuna suudaks selle kompleksi ületada, et me oleme kristlased ja me tunnistame seda julgelt, et siis see oleks juba suur asi. Tõsi, kirjutan nendele sõnadele täielikult alla, et võib-olla 10 aastat tagasi ma mäletan ennast kristlasena ja ka olin ise riigiametnik, siis et häbiga tunnistan, et ma nagu pidin häbenema oma suhtumist Jumalasse nii siirast ja avatud, et ma töö juures ei julenud väga sellest rääkida, kuna olin saanud kõrvetada. Mind oli
ka kutsutud usuhulluks ja peetud imelikuks ja et ma siis tõmbasin justkui mingisugusesse kujusse, mis sobis. Et täna ma enam nii ei tunne, maailm on muutunud meie ümber. Terroristid möllavad, vahepeal lõigati inimestel teleriekraanidel ees päid maha ja kristlased ei tundunudki enam ullikesed, naljakad või usuhullud, et oli hoopis hirmsamaid religioone. Et maailm meie ümber muutub veel, et tegelikult see kodanikuühiskonna osa, mida pakuvad kogudused ja koguduste töö, see võib laias laastus öelda on 1/3 üldse kodanikuühiskonnas tehtavast tööst, siis uuringud näitavad, 2015 ma mäletan kindlat ühte uuringut, mis ütles, et inimesed ootavad, et kogudused ja kirikud pakuksid rohkem sellist hingeabi, sotsiaaltööd, toetavaid funktsioone, et see on nagu inimeste ootus kirikule ja kogudustele, et me oleksime kaastundlikud, et me oleksime armastavad ja pakuksime seda lootust ja lohutust, et ma arvan, see ei kao. Jah, ja mina olen Ekspressi valvekristlane ja hästi uhke selle üle. Suur tänu, Riina Solman, Toivo Tänavsuu!